No nii, lugupeetud daamid ja härrad, rõõm teid tervitada siin Viimsi keskuse Sportlandi esinduskaupluses ja keset seda meeletut spordisuve, mida me oleme üheskoos nautimas, kus on täiel rinnal veel toimumas jalgpalli, ees on ootamas olümpiameistrivõistlused ning olümpiagi korvpalli saab vaadata. Ma arvan, et paljud olid eelmisel nädalal televiisori ees vaatamas kvalifikatsioonimänge, kus kahjuks peame ütlema, et meie hea naaber Leedu olümpiale oma kohta ei taganud, aga visat mängu nad näitasid. Küll aga ei ole täna see lugu, mida me teiega jagada tahaksime, vaid see lugu, mida me täna tahame jagada, algas kuskil 19 aastat tagasi, kui Viimsisse laste ja noorte korvpall toodi ja võiks öelda, et kuskil 5 aastat tagasi, kui komplekteeriti Viimsi esimene meeskond ning siseneti täiskasvanute liigasse. Kuna kõva töö oli selleks ajaks ära tehtud, siis esimene 2016-2017 hooaeg tipnes koheselt koduse finaalturniiri ja ka teise liiga võidutiitliga. Nüüd aga, daamid ja härrad, esitan küsimuse teile, kes oli esimesel hooajal Viimsi nii-öelda siis selle hetke esindusmeeskonna peatreeneriks. Võin teile nii palju öelda, et lisaks sellele, et ta viibib ka hetkel siin ruumis, on tema taskus korvpalluri karjäärist Eesti meistrivõistluste 2 kulda, 5 hõbedat, 3 pronksi, lisaks 4 karikavõitu. Ta on olnud ka Eesti rahvuskoondises ja esindanud Eestit. Kes ta on? On mõni pakkumine? See on täiesti õige vastus. Juba esimesest hetkest peale on tüürinud Viimsi meeskonda Valdo Lips, keda me muideks näeme ka uuel hooajal Viimsi meeskonna peatreeneri rollis. Vaid korra on ta tegelikult selle rolli ära andnud, seda ainult mõneks kuuks, kui ta eelmisel hooajal läks appi ühele teisele meistriliiga meeskonnale, et see meeskond kriisist välja aidata. Esindusmeeskonna teisel, see on siis debüüthooajal esiliigas, jõudsid viimsilased kohe play-offi, kuid kahjuks nende teekond jäi seisma veerandfinaali. Viimsilaste teine hooaeg esiliigas tipnes taas ülipopulaarse eduka koduse finaalturniiriga, millele elas sügisel valminud ja vahetult ennem jõule sügisel valminud uus kodusaal, Forus spordikeskus, ja seal oli kohal 600 fänni ja kaela riputati meeskonnale pronksmedalid. Taas tüüris meeskonda Valdo Lips, meeskonna kaptenina oli siis Kristjan Evart. Järgmine 2019-2020 hooaeg, nagu te väga hästi teate, meist mitteolenevatel põhjustel jäi lõpetamata, kuid tinglikult võiks siis öelda virtuaalselt riputati meeskonnale kaela hõbemedalid. Ja nüüd küll koroona tingimustes, kuid siiski lõpuni mängitud hooaeg jätkas loogilist järjekorda, 3. koht, 2. koht ja mis tuleb peale seda? Õige, 1. koht, aitäh sulle vastuse eest. Ja sellel hooajal näitas kogu meeskond suurepärast tegutsemist ja olgem ausad, see on väga tugev vundament ja hea algus nüüd järgmisele alles algavale hooajale. Loomulikult tahaksime siinkohal teha väga suure tunnustuse kõikidele nendele juba ette ära, kes eelmise hooajal oma panuse andsid meeskonna arengusse ja sellesse, et täna helendab Viimsi ees esmakordselt meistriliiga uks. Ma võin nii palju veel öelda, et lisaks Valdo Lipsule on meil veel inimesi, kes on esimesest hooajast saati olnud meeskonnas, panustanud sinna, rääkimata loomulikult klubi nii-öelda juhist ja ühest kaasasutajast Tanelist on tegelikult olnud seal kapten Kristjan Evart, on olnud seal eelmise aasta F4 turniiri MVP Kaarel Traumann, oma kasvandik Kevin Sünd, kelle treeneriks muideks Tanel isiklikult on ka olnud, nii et tema esimene treener oli Tanel, siis kui veel jaksas see mees joosta platsil ja mitte rahanumbreid taga ajada ja meeskonda juhtida. Aga see selleks. Meil on täna hea meel teiega jagada taaskord neid võrratud emotsioone, tuletada neid hetki meelde, sest
väga paljuski need pildid, mis siin ennem jooksid, olid nendest hetkedest, mis siiani meeste hingedes tuksuvad ja olgem ausad, teevad viimsilased õnnelikuks ja rõõmsaks, sest suur samm on nüüd astuda. Täna me olemegi kogunenud selleks siia, et heita siis natukene võib-olla katet sellelt saladuse loorilt, heita natukene pilku tulevikku ja öelda teile ära see, kuhu tüürib Viimsi korvpall järgmisel hooajal, mis siis oktoobrikuus algamas, kuid olgem ausad, töö selle hooaja nimel on ammu juba alanud. See algas tegelikult juba ennem seda, kui eelmine hooaeg lõppes. Ja võib-olla kõigepealt ma hea meelega piinaksin sõna otseses mõttes oma küsimustega eelnimetatud nii-öelda klubi manageri, tegevjuhti ja meest, kes Viimsi korvpalli viimasel 5 aastal on tüürinud just siiapoole, kus me täna oleme. Tanel, ole hea, tule liitu minuga siia laua taha ja kindlasti on Tanel ära teeninud ka suure aplausi selle töö eest. Kuulete mind, jah? Nüüd kuuleme. Väga hästi. Tanel, suur töö on tehtud. Ma võin sulle lohutusena öelda, veel suurem töö on ees. Meistriliiga uks on avatud teie jaoks. Kus asub üldse Viimsi korvpall, Viimsi meeskond? Täna meil on kuupäev 9. juuli 2021. Kus asub Viimsi korvpall, nii ka nagu sa sissejuhatuses ütlesid, et seda lugu rääkida, sellele küsimusele vastata 19 aastat tagasivaade, 5 aastat tagasivaade, seda ei hakka rääkima, aga et me siin oleme selleks tingimused, suur aitäh veel kord meeskonnale, treeneritele eelmise hooaja eest. See ei olnud lihtne, mitmed mängukatkestused, treeningkatkestused, aga me tulime sellest auga välja. Tänu nii korvpalliliidule ka kõikidele konkurentidele, kes tegelikult seda võimaldasid, seda koostööd tegid, et see liiga sai lõpetatud ja sel korral soosis õnn meid, olime meie tugevamad ja samas ma arvan, et selleks, et sind õnn soosiks, sa pead olema valmistunud ja kui võita on alati tore, siis kordan oma sõnu, et veel toredam võita, kui selle võidu toob süsteem, sihikindlus ja kui me ei ole kasutanud, ütleme siis otseteid, shortcutte või steroide. Kus me täna oleme, võib-olla peate meid hulluks tegelikult olles veerandfinaalseerias 1-0 taga või siis 0-1 taga, kaotanud esimese mängu omamata võib-olla pildiliselt suurt võiduvõimalust. See mäng oli teisipäeva õhtul, siis kordusmäng, seeria teine mäng peeti reedel. Ja reede hommikul me juhtkonnaga, treeneritega pidasime ühe nõupidamise ja me võtsime siis juba sihi, et me töötame meistriliiga nimel, olgu see siis ühel või teisel moel. Veel toredam on seda teha siin sportlikul printsiibil ja selle võidukarika ja kogukonna toe najal. No aga läheme siis detailidesse. Eesmärgid uueks, nagu sa ütlesid, meistriliiga hooajaks. Kõigepealt siis jah, vastates küsimusele, et juba vastasin, et me selle otsuse tegime. Loomulikult on siin palju tööd, unetuid öid, pikkasid päevi, aga see otsus on tehtud, et me selle avalduse liituda Eesti korvpalli meistriliigaga ja Eesti-Läti ühisliigaga me teeme. Kuidas see täpselt oli? Et eesmärgid, et kui sina kui ikkagi manager, tegevjuht, me kindlasti küsime ka peatreeneri ja treenerite käest neid, aga kuidas sina näed neid eesmärke, mis siis on esimese meistriliiga eesmärgid? Olgem ausad, Tanel, iga kord, kui te olete sisenenud kusagile liigasse, on teil kas trofee või medalid praktiliselt käes olnud? Eks me oleme pika vinnaga mehed, et kui me defineeriksime oma edukust ainult meistriliiga järgi, siis me kindlasti oleks selle sammu teinud. Meie jaoks meistriliiga ei ole mitte eesmärk omaette, vaid see on vahend, see on meie noortepüramiidi tipp, noortepüramiidi pikendus, et siin kogukonna mängijatele pakkuda järgmist sammu ja kohalikule kogukonnale pakkuda veelgi rohkem kvaliteetset meelelahutust ja emotsioone. See on see. Aga kui nüüd rääkida eesmärkidest, siis mina siiralt usun, et sa saad seada eesmärki selles osas, mida sa saad kontrollida.
minu juhtkonna esimene eesmärk on komplekteerida selline võistkond, mis ei tule liigasse osalema, vaid suudaks mängida medalitele. Nüüd, kuidas see läheb, loomulikult ei maga ka konkurendid, et siis, kui meil on selge lõpuni komplekteerimine, me näeme ka meie konkurentide koosseise, siis me tegelikult saame rääkida reaalsest sportlikust eesmärgist. Nii et esimene eesmärk on panustada konkurentsivõimelise meeskonna komplekteerimisse. Me rääkisid juba meeskonnast, meeskond ja komplekteerimine toob endaga kaasa lihtsa küsimuse, eelarve. Kuidas on Viimsil sisenedes ikkagi meistriliigasse, me ei räägi enam nendest numbritest, mis oli esiliigas. Kuidas on, Tanel, sinul kui numbrite inimesel eelarvenumbrid? Numbrid on selged, numbrid on kordades erinevad loomulikult aste madalamal mängimisest. Tõde on see, et kulupool täitub kiiremini kui tulupool, aga me oleme need endale selgeks teinud, meil on selge siht, nägemus, visioon, kelle toel me seda teeme. Meil on toetajad, DNA-partnerid eelmistest aastatest, hooaegadest. Meie taga seisavad kindlalt Nike, Sportland, FIFA, Viimsi kogukond, et selle najal siit on hea edasi minna ja kindlasti sõnumid toetajate ringist, et meistriliiga on nii mõnelegi, nii tänasele kui uuele toetajale veelgi atraktiivsem. Me oleme, Tanel, sinuga rääkinud eelarvest. Ma saan aru, et need numbrid täna alles nii-öelda tekivad. Me oleme rääkinud meeskonnast ja sinu mõtetest. Me ei ole puudutanud veel treenereid. Milline on treenerite pagas, milline on nende tööjaotus, milline on nende nii-öelda sinu eesmärk või siis nii-öelda soov nende suhtes? Veel enne, kui rääkisin sellest reede hommikusest koosolekust, tegelikult oli meil teada ükskõik, mis tasemel me mängime, kes on see treenerite meeskond, kellega me järgmisele hooajale vastu läheme, olgu ta meistriliigas või esiliigas. Ja mul on seda hea meel tutvustada, öelda, et treenerid on meie enda treenerite meeskonnast välja kasvanud ka eelmisel aastal, kui Martin võistkonna üle võttis, oli laual pakkumisi nii väljast poolt tuua treener, aga otsustasime jääda oma inimeste juurde, kellega koos me oleme kasvanud, kes seda teekonda meiega käinud ja ka sellel aastal peatreenerina tagasi treenerite treener Valdo Lips ja tema kõrval eelmise hooaja kapten, nüüd kapteni tossud treeneri ülikonna vastu vahetav Kristjan Evart ja möödunud hooaja treener Toni Liivak. No räägime ka sellest, mis on siin tegelikult, ma kuulsin, rahvas nii-öelda küsib, on ikkagi see, et me läksime nüüd meistriliigasse. Kas ja kuidas on noortesüsteemiga, kuidas nüüd noored saavad siiski tõusta? Kas tulemus on duubelmeeskond? Nagu ütlesin, et meie jaoks ei ole meistriliiga eraldiseisev projekt eesmärk, vaid ta on noortesüsteemi pikendus. Leppisime kokku, et noored ei tohi kannatada ja tõesti võime öelda, et enne kui läksime koosseisu juurde, võistkonna koosseisu juurde, enne kui läksime numbrite juurde, tegelikult panime paika juba järgmise aasta tunniplaani, treeningplaani, et teada, et noored oma treeningtunnid seal kõrval saavad. Ja loomulikult see side, mitte side, vaid need ongi üks, nii noortemeeskonnad kui esindusmeeskond ja loomulikult hakkavad võistkonda kuuluma ka meie oma kasvandikud, meie oma mängijad. Kindlasti on tulemas, jätkamas meil täna ka siiamaani oli nii esindusmeeskond ja duubelmeeskond, kellest siis vastavalt mängiti esi- ja teises liigas. Meie soov ja ma arvan, et see soov on põhjendatud ja see ka realiseerub, et meie esindusmeeskond nüüd tuleval hooajal mängib meistriliigas ja duubelmeeskond esiliigas. See on väärikas soov. Siinkohal head inimesed siin saalis ja hea press. Kuna me oleme ka otseülekandes nii Facebook Live kui ka YouTube'i kanalitel ja meid on vaatamas hetkeseisuga 100 inimesi, siis kui teil on küsimusi Tanelile või ka hiljem siin laua taga viibivatele inimestele, siis me oleksime väga tänulikud, kui te teeksite seda
siin ja kohe läbi mikrofonide, mis meil kasutada on ja hiljem loomulikult te saate nendega veel eraldi vestelda, aga ka publikuga jagada oma küsimusi ja siis me saame jagada ka neid vastuseid. Kas hetkel Tanelil on mõni küsimus siinkohal hetkel? Kui ei ole, siis Tanel, ma hetkel sind rohkem ei piina, ole hea, jää siia ja ma kutsuksin siia laua taha istuma ka meie peatreeneri Valdo Lips ja ole hea, tule võtta laua taga koht sisse ja aplausi koht. Ja Valdo, ma võib-olla alustaksin sellega, et 5 aastaga on sinu ja natukene ka viimasel aastal teiste toel jõudnud Viimsi meeskond meistriliigasse. Ja samamoodi sinul küsimus, millised on esimese meistriliiga hooaja peatreeneri ootused nii klubile, klubi juhtkonnale, kui ka eesmärgid selleks hooajaks? Tere kõigepealt minu poolt ka. Nagu Tanel ütles, siis praegu me räägime komplekteerimise eesmärgist eelkõige. Mina olen selles mõttes klubi juhtkonnale oma arvamused ja soovid andnud. Eesmärgiks on komplekteerimise osas alguses, kui me saame sellest rääkida ainult komplekteerimisest, siis see, et kõigepealt loomulikult mitte lihtsalt mängima minna, vaid medalitele mängida lõbusat, nii-öelda lõbusat modernset korvpalli. See on see nagu, millest me praegu saame rääkida ja see on see eesmärk. Kui sa juba puudusid seda komplekteerimise poolt, siis kas me näeme ka välismängijaid nüüd Viimsi ridades, sest siiani on Viimsi siiski peamiselt olnud oma kasvandike ja selline Eesti poiste pärusmaa? No me alustame ka komplekteerimist Eesti mängijatest. Kui me saame selle osa paika, siis vastavalt siis positsioonidele, kus me võib-olla ei saa Eesti mängijatest komplekteerida sellist mängijat, nagu me soovime, siis me hakkame välismaa poole ka vaatama. Aga tõenäosus on suur, et meiega liituvad ka see aasta välismängijad. Valdo, eelmisel hooajal teil oli väga palju säravaid mängijaid, kes aitasid selle klubi viia sellesse punkti, kus nad täna on. Kas on ka mõni nendest eelmise hooaja mängijatest teil võib-olla kas siis nimekirjas või siis juba mingid läbirääkimised alanud, et kas me näeme ka mõnda tuttavat nägu, kes juba Viimsi meeskonnas varemgi olnud? Jah, tõesti, see võistkond saavutas suurepärase koostöö, suurepärased mängijad. Alati mäletame neid mängijaid ja praegu meie soov on, minu soov oleks, et nendest mängijatest mitmed, paljud jätkaks, et see tuumik oleks sama. Aga see on ainult meie soov ja see sõltub palju nendest mängijatest, kes mängisid praegu puhtalt amatööridena. Kas nad sellisel tasemel soovivad jätkata või kõrgemal tasemel soovivad jätkata? Valdo, sinu töös on toimunud üks väga märgiline muutus. Nimelt, kui eelmisel hooajal sul oli olemas kapten, kellele anda korraldused ja kes juhtis tiimi, toetas tiimi, siis täna see kapten on sinu kõrval treenerina. Millised on sinu kui peatreeneri ootused värskele kaptenile Kristjan Evartile? Või tähendab, annandaks treenerile Kristjan Evartile? No Kristjan on, ma ei tea, siin küsimus Viktoriini austajatele, et võiks välja uurida, kas Eestis on veel sellist mängijat, kes on võitnud mängijana nii teise liiga, esiliiga kui meistriliiga, et Kristjan on selline mängija. Ma loodan, et ta treenerina, ootused on see, et ta treenerina toob samasugust võitjamentaliteeti meile. Nüüd, kui minna konkreetselt töösse, siis meie treenerite tiimi, minu, Kristjani, Toni ülesanded lisaks siis esindusvõistkonna heale tulemusele, heale mängule on ka see, et me vastutame duubli eest, me vastutame U18 eest, ehk siis nooremate eest, et nende mäng ja nende treeningprotsess vastaks kõrgemale tasemele
et see side oleks kogu aeg duubli esinduse, U18 esinduse vahel. Kui keegi teeb duublist või U18 hea hooaja, et kui me saame teda kaasata näiteks kohe meeste hulka, et see on üks Kristjani ja Toni ülesanne samuti seda rohkem teha, et nemad on ka duubli ja U18 peatreenerid. Muidu tavaline meeskonna või treenerite tiimitöö nii-öelda, et meil on ülesanded jaotatud mängijate skautimine, arutamine, treeningplaane suures plaanis, abitreeneritele kindlasti individuaalsete trennide läbiviimine, mängijatega individuaalsed vestlused vastavalt ära jaotatud, videote vaatamine ja loomulikult tavapärane treeningtöö ja mängus abistamine erinevatel asjadel peatreenerit. Aitäh, Valdo. Kas hetkel on publikust küsimusi Valdole? Kui ei ole, siis kui Kristjanist juba räägiti, siis kutsume Kristjani ka siia laua taha. Ole hea, treener Kristjan Evart, liitu meiega. Kristjan, ma pean kohe alguses ütlema, et ääretult hea meel on näha, kuidas meeskonnaga esimesest hetkest saati olnud kaptenist ehk mängijast on astutud nüüd samm edasi ja Viimsi kogukond ei ole sind kaudanud, vaid sa oled jätkamas ikkagi meeskonna tugisambana ja treenerina. Millised eesmärgid sa iseendale oled uueks hooajaks kui treener püstitanud? Tere ka minu poolt kõigepealt, et minu eesmärgid treenerina, et kindlasti ma olen selles mängus nagu kaua olnud ja nii mängijana kui ka juba mitmed aastad erinevate vanuseklasside noorte treenerina, et kindlasti üks põhilisemaid eesmärke on kõik need teadmised, mis ma erinevalt poolt kokku olen kogunud, et võimalikult hästi need kõikidele mängijatele ja enda nägemuse edasi andmine nagu. Ja kuna ma olen treenerina ambitsioonikas, siis kindlasti üritan kõik oma tööülesanded ideaaliläheselt ära täita. Kas võib juhtuda selliseid hetki treeningutel, kus Kristjan, sina just äsja veel mängijana olnud, lihtsalt lähed platsile, võtad palli ja näitad poistele füüsiliselt ette, kuidas see asi tegelikult käib? Ma loodan, et selliseid olukordi väga ei teki, et me komplekteerime selle võistkonna niimoodi kokku, et mehed teavad täpselt, kuidas need asjad käivad. Et minu asi on neile ikkagi piisab sõnadest ette öelda. Aga mul on väga hea meel, et mul on hetkel veel selline füüsiline vorm, et ma võin palli kätte võtta ja näidata ka. Kui me räägime sinu kaptenipaelast, mis täna Viimsi meeskonnas on nüüd omanikuta, siis kas sul on endal silme ees mõni inimene või millisena sina näed, milline peaks olema Viimsi esindusmeeskonna, meistriliiga meeskonna kapten, kes sinu väga suured kingad omale jalga tõmbab? Kindlasti ma näen mitmeid mängijaid, kes võiks olla võistkonna kapten. Ma olen olnud kapten Viimsis 5 aastat, olen ka varasemalt olnud meistriliiga võistkonna kapten, ehk siis mul on suht suur nägemus selles suhtes, milline võiks kapteni roll olla võistkonnas ja ma näen mängijaid, kes võiks sellise klubi ja juhtkonna ja mängijate ja treenerite vaheline lüli olla. Et igal juhul see pilt on selge, et millised isikuomadused tal olema peaksid. Sest olgem ausad, ega ma ei teagi, kas meil on mõni meistriliiga meeskond veel, kellel kapten saaks hakata harima uut kaptenit ehk siis välja koolitada ja õpetada uue kapteni rolli. Küll aga 5 aastat on pikk aeg, Kristjan, sa oled 5 aastat näinud Viimsi korvpalli arengut ja mis on muutunud selle 5 aastaga? Kuidas sina näed, kuidas on korvpall kasvanud Viimsis? Korvpall Viimsis on iga aastaga kasvanud, et kasvanud järk-järgult, stabiilselt
On võetud eesmärgid, mis ei ole nii-öelda nagu üheaastalised, vaid alati on mindud nagu pikemalt. Seda, et täna olla siin, on mõeldud juba võib-olla 5 aastat tagasi. Siinkohal nagu tahangi tänada, et mina olen siin klubis nagu 5 aastat olnud ja tänan kogu managementi ja teisi treenerid, kellega olen nagu koos töötanud, et täna siia jõuda. Aitäh sul, Kristjan. Kas Kristjanile või Valdole on tekkinud nüüd küsimusi? Kui ei ole, siis ma treenerid luban siit laua tagant piinlemast ära. Jätan Taneli siia endale veel seltsiks. Aitäh teile! Ja Tanel, ennem kui me tegelikult lähme natukene, astume sammu veel edasi ja räägime natukene Viimsi valla ja ka mul on hea meel näha, et Keijo korvpalliliidust on tulnud meiega, siis ma küsiksin ikkagi sellest, et kodumängud on Viimsi rahvale üks tähtsamaid asju. Me tundsime seda väga, kuidas siin pandeemia keskel, kui mängudel ei saanud, siis oli see suureks nii-öelda murekohaks. Kuidas on uuel hooajal kodumängudega, kus need toimuvad, mismoodi see süsteem saab olema? Me enam ei räägi esiliiga mängudest, me räägime meistriliiga mängudest. Jah, meie Viimsi korvpallimeeskonna kodumängud on suurim regulaarne spordisündmus Viimsi vallas, mida enne erinevaid piiranguid külastas stabiilselt 200 pluss inimest ja siin suurematel mängudel, finaalturniidel 500-600. Samamoodi sinna pandeemia tingimustes õnneks olemegi kreatiivsed tänapäevased vahendid, et online ülekannete vaadatavused olid väga head numbrid. Uuel hooajal me juba tegime kodumängude korraldust, julgen öelda, meistriliiga tasemel või pareminigi, aga see kindlasti ei ole see, millega me rahuldume, vaid me paneme siia ka selles osas veel ja veel juurde, et see, nagu ütlesin, et üks meie eesmärk on pakkuda koha peal kvaliteetset tervislikku meelelahutust. Mängud meie, julgen öelda, Eesti ilusaim, mugavaim kodusaal tänase nimega Forus spordikeskus Viimsi. Aga meil on ka tegelikult ju Viimsi gümnaasiumi spordikeskus. Kas võib juhtuda, et mõni mäng ka kas või lihtsalt viiakse sinna selleks, et natuke noortele lähemale tuua seda? Nüüd sa tõttad no see on tuleklik ju tegema, olgem ausad. Ette tõesti, et kui oleme oma ühe helesinise unistuse kodusaalist sel hetkel nimega Karulaugu spordikeskuse ellu kutsunud ja heade partnerite kogukonna ja investori abiga ellu viinud, siis nüüd Viimsis on sport populaarne, ma näen meie vajadust, me ju teadsime oma ambitsiooni ja uusi väljakutseid ja ma näen kõrvalt ka heade kolleegide ja teiste spordialade vajadusi, ehk oleme taaskord lauale toonud teravalt ja tegelikult töö käib kuni siin juba planeerimise tasemel, et Viimsis tekiks uus Viimsi gümnaasiumi spordikeskus, mis pakub erinevaid sportimisvõimalusi meeskonnaaladele, individuaaladele, teistele, aga jah, et mis see täpne, seal töö käib. No miks ma seda küsin, ongi see, et tegelikult olgem ausad, ma arvan, et kui Viimsis ei oleks korvpall nii palju arenenud, siis ei oleks meil ka Karulaugu keskust võib-olla. Et see oli see seeme, mis sai pandud selleks, et Karulaugu keskus valmiks. Nüüd on pandud meistriliigas seeme. Kas see võiks ollagi just see, mis nüüd toob Viimsisse veel ühe sellise spordikeskuse? Jah, siinkohal ma julgen küll öelda, et sa ei liialda, et see korvpalli vajadus ja meie aktiivsus, see projekt paberile panna ja see heas mõttes maha müüa koostööpartneritele need võimalused tekitas ja taaskord me oleme selles kohas, kus siis ütleme korvpalli initsiatiivil vajadused, ambitsioonid, meistriliiga, jah, meil on, nagu ütlesin, et ma julgen öelda Eesti ilusaim kodusaal, aga paratamatult me varsti enam sinna ei mahu. Ma võtaks kokku selle jutu ühe tegelikult sellise natuke isikliku küsimusega, mis võib-olla tuleb sinu jaoks ootamatult, aga see on üks küsimus, mis tegelikult on läbi käinud siit just Viimsi kogukonnast.
ja on see natukene poliitiline, aga püüame sellele võimalikult ebapoliitiliselt vastata. Nimelt sinu panust korvpalli selle meeskonna arengusse ja jõudmisse meistriliigasse, ma arvan, et siin saalis ei ole inimest, kes ei oskaks seda hinnata. Küll aga mure on väga lihtne, sa oled sisenenud ka poliitikamaailma, tulemas on valimised ja küsimus sinule, kas sul on seda aega, kas sul on seda jaksu ja tahtmist oma pere, oma poliitilise karjääri kõige kõrvalt ikkagi korvpalliga tegeleda. Me ei tahaks kuidagi, et selline mees korvpallimaastikult kaoks. No sellele on hästi lihtne vastata, et ma ei oleks ju siin teie ees ja tegelikult ka siis, kui ma sinna nimetasid poliitika sisenesin, siis mina ei pea siin kohalikul tasandil seda enda jaoks poliitikaks. Ma ei tee seda nii-öelda tööga, mul on töö, mida ma armastan ja ma ei kao kuskile, et mina soovin panustada oma teadmiste ja kogemustega siia kohalikku ellu, et seda kohalikku elu, viimselaste elu, sportimisvõimalusi parandada kõikidel viimselastel, kõikidel spordialadel, nagu ütlesin, kordan ennast, et pakkuda neile kvaliteetset meelelahutust ja nii edasi, et ei, see kindlasti neid rolle ma suudan kanda, ühendada ja see mure on Renks, ära muretse. Mul on hea seda kuulda, aga kui me juba siin natukene poliitiliseks oma juttudega läksime, siis samal lainel ka jätkame ja palume nüüd ka siia laua taha vallavanema Illar Lemeti ja abivallavanema Annika Vaikla ning kui me oleme siis päris poliitiliselt korrektsed, siis palume ka Korvpalliliidu peasekretäri Keijo Kuhi. Siis on meil selline poliitiline laudkond hetkeks ka siin kohal. Ja ma siis teie lahkel loal alustaksin võib-olla siit endale kõige lähemalt ehk vallavanemast ja küsiksingi väga lihtsa küsimuse, et Viimsi Sport on astumas väga suurt, ma ütleks penikoorma saapa suurust sammu korvpallimaastikul. Mida see vallale tähendab? Tere kõigile kõigepealt ja soovin omalt poolt tunnustada ka kõiki, kes on teinud või olnud selle suure otsuse juures, et Viimsi korvpalliklubi läheks meistriliigasse. See otsus kindlasti tunnustamist väärib. Nagu Tanel juba rääkis, on tähtis vaadata kogu spordipüramiidi ja Viimsi vald neid spordipüramiidi erinevaid astmeid on läbi aastate kuni esiliigani toetanud. Nüüd on uus aste juures. Üks meeskond on otsustanud minna kõrgliigasse. Mida see vallale tähendab? See tähendab vallale kindlasti ka arutelusid ja uusi otsuseid, kuidas selles situatsioonis toimetada ja toeks olla ja kindlasti vallavolikogu, kelle lauale need otsused sügisel tulevad, seda arutab ja otsustab. Abivallavanema Annika Vaikla, nüüd on juhtunud selline asi, kus Viimsi nimi tõuseb spordimaailmas üha rohkem ja rohkem esile tänu sellele, et meistriliigas on oma meeskond. Kui palju nüüd leiab abivallavanem rohkem aega siseneda saali, elada kaasa noortele korvpalluritele, vaadata seda tippkorvpalli? Et ma tean, et need tööpäevad ei ole teil kerged, aga kas seda aega nüüd hakkab tekkima rohkem? Tere ka minu poolt kõigile. Nii, nüüd saime asjad käima. Tere ka minu poolt kõigile, et kindlasti tekib seda aega rohkem, et mul on endal ka 4 last, et võtan lapsed kaasa, eeskuju on nii nakkav, et mul on nagu siiralt hea meel, et Viimsi Sport õitseb. Meil on sellised tegijad, et me kõik teame, et eeskuju nakkab. Ja mina igal juhul alustan oma lastest, alustan endast ja kindlasti toetan täiega Viimsi korvpalli. Tulen veel korra vallavanema juurde tagasi. Kuidas te hindate, kuidas üldse on see, kas on tunda ja näha ka teil valla poole pealt seda, et tänu korvpalli populariseerumisele Viimsis on noored rohkem sporti hakanud tegema, rohkem huvi on spordi vastu, sest võimalusi on tekkinud tänu näiteks uuele spordikeskusele ja kõigele staadionile tunduvalt rohkem? On ikka näha, eks spordialad
ole ju erinevad, aga kui me vaatame kõik kokku, siis spordiga tegelejaid laste ja noorte hulgas on samamoodi nagu korvpallis ka muudel aladel juurde tulnud, nii et kindlasti eeskuju on nakkav ja nüüd, kus korvpall on meistriliigas, kindlasti see eeskuju saab veelgi parem olema. Ja viimase küsimusena abivallavanemale veel, et me oleme rääkinud siin Taneliga, Valdoga, Kristjaniga eesmärkidest. Millised ootused ja eesmärgid on vallal värskele meistriliiga klubile? No Viimsi vald ei ole mitte vähem ambitsioonikas kui klubi ja klubi juht, nii et ootame palju võite, kullase ära ja naudime seda kõik koos. Aitäh vallavanemale ja abivallavanemale, kuid meie laua taga on ka Korvpalliliidu peasekretär Keijo Kuhi ja ma arvan, et Keijo, rõõm sinu näol näitab seda, et uue klubi liitumine meistriliigaga on tähtpäev omaette. Me ju teame, Keijo, sinu panust läbi Korvpalliliidu üldse, et meil on täna ikkagi, me räägime Eesti-Läti liigast, mitte ainult Eesti liigast, võimalus on mängida ikkagi piiritaguste meeskondadega. Kuidas sa võtad kokku selle, et Viimsi on nüüd meistriliiga klubi? Tere minu poolt ka. Aitäh, Renks. Esiteks, head valla esindajad, Tanel, Valdo, Martin, kogu meeskond. Õnnitlused Saku esiliiga võidu puhul, et see on kõva sõna, et see ei olnud niisama lihtne, ma usun, et see väärib aplausi. Nüüd mina olen siin selle jaoks, et öelda, et Korvpalliliit ootab Viimsit PAF korvpallimeistriliigasse ja PAF Eesti-Läti liigasse. Miks? Sellepärast, et korvpalliklubi Viimsi tegevus vastab 100% Eesti Korvpalliliidu strateegilistele eesmärkidele. Need on toimiv organisatsioon, et Viimsi on tegelikult näide sellest, et kogukonna kaasamiseks ei pea otseselt olema tegelikult meistriliigas, et see, mis te olete teinud noortega ja mis te olete teinud selle jaoks, et mängude korraldus oleks tasemel, et rahvas oleks saalis, et see on juba täna näidis teistele, et ootan väga huviga, mis hakkab toimuma meistriliiga mängudel. 19 aastat traditsiooni ja loomulikult ei ole see selline koht, kus lihtsalt Korvpalliliit hakkab otsustama erandit või midagi, et see on sportlikult välja võideldud koht, et see esiliiga võit. Kogukond, et ma arvan, et see kogukond, need noored, need väärivad siin meistriliiga võistkonda, et me tegelikult oleme oodanud seda juhtuvat varem, aga täiesti respekteerin seda, et see otsus on täna vastu võetud, et kui tuntakse, et nüüd ollakse valmis ja tehakse seda, saadakse seda asja 100% teha. Et ma ei tea, kas see oli nüüd vastus su küsimusele otseselt, aga olen selle jaoks siin, et kindlad sõnumid teele panna. Aitäh, Keijo. Ma sain väga hea vastuse. Mul on küll selline natukene võib-olla teisest teemast küsimus. Uus hooaeg, mis algab sügisel. Kuidas meil on ettevalmistuseks selleks, kas on mingid muutusi võrreldes nüüd eelmise või üle-eelmise hooajaga meil ees näha? Kas hetkel vähemalt on plaanid, et me saame ikkagi ka mängida Lätis või kuidas see hakkab olema? No, kui nüüd 12. juuliks Tanel esitab avalduse ja 15. juulil Korvpalliliit langetab otsuse selle kohta, siis saab meil olema 8 võistkonda Eestist ja minimaalselt 6 võistkonda Lätist. Ma tean, et nähakse vaeva, et oleks ka 7 võistkond Lätist olemas, aga see tähendab täna tegelikult seda, et nii siis Eesti-Läti kui ka Eesti meistriliiga kohta on Viimsile garanteeritud 38 mängu, millest pooled saavad olema kodus, mis kõik saavad üle olema kantud Delfi TV-s ja iga laupäeviti mängud ka Inspira siis vahendusel. Nüüd vastuseks selle rahvusvahelise mõõtme osas, siis jah, täna me ikkagi näeme, et mängitakse üle piiri, aga eks me kõik ei otsusta, et siin see muu olukord maailmas loodame, et ei lähe hullemaks, vaid on stabiilne.
aitäh, Keijo. Hea publik, teil on võimalus hetkel nii vallavanemale, abivallavanemale kui ka Korvpalliliidu peasekretärile esitada küsimusi. On teil mõni või meie vastused ja küsimused on olnud piisavad teie jaoks? Tundub, et ma küsin täna väga õigeid küsimusi, rohkem publikust neid ei tule. Tanel, ole hea, jää sina istuma, teistele ma ütlen suur aitäh, teeme aplausi, aitäh vallale, aitäh Korvpalliliidule. Ja me oleme ju kõik sellest teadlikud ja Tanel ka oma esimeses kõnes seda ütles, et selleks, et teha suuri tegusid, selleks, et liikuda aina kõrgemale, puudutada tähti, on vaja häid partnereid keskklubile ja läbi sellega kogu Viimsi kogukonnale ja Eesti korvpallile õla alla paneksid. Ja väga paljudega nendest on Viimsi korvpalliklubi olnud seotud juba tegelikult tema esimesest meeskonna komplekteerimise hetkest saati. Ja ütle, nii nagu mulle õudselt meeldib, Tanel, sinu see ütlus, et te jagate nagu ühte DNA-d, et teis on tekkinud see, mis seob ja teeb sellise vaate tulevikku. Ning tulevikuplaanid on, olgem ausad, suured. Head sõbrad, meil ehk Viimsi korvpalliklubil on 3 toetajat, kes on olnud nende kõrval esimesest päevast saati. See on selline kummarduse koht kogu klubi poolt neile ja ma paluksin need partnerid ka siia selleks, et pikendada neid koostöölepinguid, selleks, et näidata, kes on need inimesed, kes on need ettevõtted, läbi tänu kellele me täna oleme meistriliigas. Palun siia Nike esindaja Baltikumis, AS Jalajälg tegevjuht Rainer Tops, palun siia AS Sportland Eesti tegevjuht Nelli Nilsson ja loomulikult AS FIFA tegevjuht Karel Loide. Ja olge head, härrad ja daamid, võtke istet. Ja võib-olla ma sellel korral teen nüüd selle, et ma alustan kaugemast laua otsast ja Rainer, hästi kiire küsimus. Mina ei kujutaks ette Nike'ita oma elu, Viimsi ei kujutaks Nike'ita oma elu. Kui palju on suutnud aga Viimsi korvpalliklubi 5 aastaga sinule anda ja Nike'le, et kas nad on olnud väärikad esindajad? 5? No ütleme, me räägime sellest esiliiga, siis sellest meeskonnast, kes täna on meistriliigasse jõudnud, et see koostöö on kindlasti pikem olnud, aga just rääkides sellest meeskonnast ja sellest edust. No ma arvan, et ma endiselt väljuks sellest 5 raamist ja kui siin kasutati väljendit, et DNA toetaja, ehk siis olgem ausad, eks see klubi on mingit moodi sündinud seal meie kontori mingis nurgas või mingi laua tagant ja ma kindlasti räägiks Viimsist kui sellest pikast teekonnast ja kokkuvõttes on see väga oluline, sest meie suur nägemus või arusaam on see, et iga sport algab harrastusest ja see harrastus algab nagu noorte harrastusest ja lastest ja ma arvan, Viimsi on käinud siin väga hea ja pika teekonna ja ma arvan, üks selline võib-olla paremaid näiteid üldse Eestis, kus on kasvatud nullist tänaseks, mul ei ole võib-olla täpseid fakte, aga ilmselt üheks suurimaks noorteklubiks üldse ja ma arvan, täna me oleme täpselt selles seisus, kus ongi, et kui meie eesmärk on see, et teha inimesi või kutsuda inimesi spordi juurde, siis Viimsi, ma arvan, on teinud seda Viimsis ja tegelikult Tallinna mõttes laiemalt juba päris edukalt. Daamid ja härrad, siin on aplausi koht, need on kuldsed sõnad. Aitäh, Rainer, sulle. Astume sammu edasi. Sportland, kelle pinnal me täna viibime, kes on alati meid hästi soojalt vastu võtnud ja meile toeks olnud. Kuidagi Sportland ja Viimsi korvpall on seotud rohkem kui midagi muud, et teie DNA on väga tihe. Kuidas sina hindad Taneli ja meeskonna tööd ja Sportlandi koostööd? Esiteks tere minu poolt. Nagu Rainer juba tegelikult ütles, siis ma arvan, kõige suurem ühispunkt on tõesti meil see, et see on nagu väikesest peale, pisikesest peale me hakkame levitama spordipisikut. Me hakkame levitama kirge spordi vastu, tervisliku eluviisi vastu ja sellest lähtuvalt tõesti meie DNA-d, ma isegi ütleks, et on väga sarnased. Ja see panus, mida Viimsi on andnud ka meile siin läbi Sportlandi poe, ma arvan, et kauplusjuhataja Eva ka nõustub minuga, see on tõesti hindamatu.
ja me lähme täiega koos edasi. Jumal teab, kuhu see välja viib. No Eva kindlasti teab paremini, aga kas ma ütlen õieti, kui Viimsi tegelikult nii-öelda fänninänn ja kõik sellised logodega särgid on ju tegelikult jah, siin meie juures ju müügile, et selles mõttes Sportland on ju tegelikult Viimsi fännikodu, võiks niimoodi kaudselt öelda. Täitsa nõus. Ja olen ausalt kiitmas nii Rainerit, Nellit kui ka Karelit, et seda panust on väga raske sõnadesse panna. Ma Nelli sind rohkem ei tüüta, aitäh. Ja tulen Kareli juurde. FIFA ja Viimsi samamoodi väga pikk, väga hea koostöö. Võib-olla ma küsin sinu käest natuke teistmoodi. Nüüd on Meistriliiga klubi. Millised on sinu ootused Tanelile ja meeskonnale nüüd tulevikku? Tere ka minu poolt ja ma alustan võib-olla veidi kaugemalt, et kõigepealt kiidaks sind, et sa tegelikult küsisid vähemalt ühe väga õige ja targa küsimuse ka siin vahepeal, et millele ma tahaks tähelepanu juhtida, et väga oluline kogu selle klubi ja korvpalli ja spordimaastikul eriti on inimesed, kelle ümber see asi keerleb. Ja siinkohal ma ikkagi tahaks esile tuua Taneli rolli, et selliseid inimesi, kes tegelikult jäägitult on panustanud klubi ülesehitamisele ja arendamisele ja mitte niivõrd võtnud seda kui sellist, öeldakse, et kas näed ennast korvpallis või korvpalli endas, eks ole, siis ma arvan, et Tanelil on see tasakaal nagu väga hästi nagu paigas ja see on ka nagu väga paljuski see põhjus, miks meie toetajatena ja paljud teised toetajad ja fännid ja treenerid kogunevad selle klubi ümber, et meil on selles mõttes päris hea ajastu käsil korvpallis, kus neid inimesi ja selliseid sarnaselt tegutsevaid klubisid tuleb juurde ja ütleme, et nad hakkavad domineerima, et meie ettevõte on ka ühe teise Eesti klubi taga väga tugevalt, eks ole, mis asub Raplas, kus on sarnane näide, eks ole. Ja ma julgen küll nagu tunnustada ja kiita Tanelit selle tehtud töö eest, et see on hästi pikk ja tegelikult keeruline töö igapäevaselt teha ja ma olen selles mõttes ka lapsevanemana näen seda tööd seespoolt, mida igapäevaselt tehakse ja ma arvan, et see on kiitust ja aplausi väärt, et Tanel jätkuks seda jõudu sellega nagu edasi rabeleda. Aga vastates su küsimusele, mis on ka hea tark küsimus, tubli, et ootused sellele klubile võib-olla on minul veidi teistsugused kui tavapärasel Viimsi fännil, kuna ma Viimsis ei ela, eks ole, siis ma ei võta seda kui koduklubi, vaid suure korvpallifänni ja toetajana ma pigem vaatan ja ootan sellist värsket sõõmu korvpallimaastikul. Ma tahan seda, et treenerid kasvaksid ja areneksid, meie oma treenerid ja selle parim näide oleks enda mängijad, see sama, mille pärast seda klubi tehakse, et sellest oma püramiidist, mis on hästi tugevatel jalgadel, üks suuremaid klubisid Eestis, kasvaks Eesti meistriliiga tasemele ja sealt edasi ka koondise tasemele väga palju häid mängijaid, et kõik tingimused on loodud, see potentsiaal on olemas, et meistriliigasse mineks selle vaatevinkli läbi on väga nagu õige ja loogiline samm. Aitäh sulle, Karel! Ja kas on publikul küsimusi hetkel laua taga viibivatele? Tundub, et mitte. Neiud on aeg, palun tooge siia meie tänased lepingud, võib nii öelda, seda küll palli näol ja markerid. Meil on hea meel teie silme all nii Nike'i, Sportlandi kui ka FIFA-ga pikendada seda koostööd, mis on juba aastate pikkune ja tänu sellele anda tuult tiibadesse Viimsi korvpalliklubi meistriliiga värskele varsti algavale hooajale. Ning loomulikult, kui on nüüd tekkinud veel küsimusi, siis ma ootan neid väga huviga. Me küll lubame kõik siin laua taga viibinud inimesed üsna pea pressi käsutusse ja inimeste käsutusse, et te saate ka individuaalselt nendega suhelda ja rääkida. Kuid siin lepingu allkirjastamise hetkel ma veel siiski võtaksin selle voli ja lisaks siis Tanelile oleme rääkinud sellest, et meil on peatreenerina Valdo Lips.
üks treeneritest Kristjan Evart, teine treener Toni Liivak, kuid me ei saa ka unustada kehalise ettevalmistuse treenerit Asko Meinerit ja klubile väga suurt panust andmast ning ka neid inimesi, kelle nimesid ma küll hetkel välja ei too, kes igapäevaselt annavad oma panuse ja aitavad sellel klubil saavutada neid eesmärke. Hetkel aga aplausi koht. Nii, aitäh teile. Ja Tanel, aitäh ka sulle. Ning daamid ja härrad, täna saame siis ajalooraamatusse kirjutada uue peatüki alguse, esimesed laused, mis siis algavad sõnadega Viimsi korvpalliklubi meistriliigas. Milliseid võite ja kaotusi, milliseid edusamme me saame sinna nüüd tulevikus kirjutada, seda näitab meile aeg ja uus värske hooaeg. Küll aga soovitame teile soojalt, kui hing ihkab, siis siit saab võtta kaasa Viimsi korvpalliklubi särgi, pusa ja juba sellega oma DNA-d selle klubiga näidata. Hea press, head inimesed ka kaamerate taga, sügav tänu teile, et te leidsite suvisel ajal selle hetke, et tulla siia, olla meiega. Aitäh, Tanel, sulle kõike seda organiseerimast ning nüüd on siis aeg minna juba silmast silma rääkima kõikide nende vägilastega ning kohtume teiega saalis mängude ajal ning loomulikult ärge unustage, üsna pea on tulemas ka rahvuskoondise mängud Saku Suurhallis. Üks nendest mängudest on ka publikule juuli viimasel nädalal, nii et korvpalli jätkub. Aitäh teile ja ilusat päeva jätku!